Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia rahvusvahelise isiksuse arendamise keskuse Eesti filiaal. Ja täna tutvustame teile õpilasi, kes on leidnud tee siia keskusesse ja uurime, mis ajendas neid õppima ning mida on see neile elus juurde andnud. Kogu metoodika ja õppekava on välja töötanud Natalja Vladimirovna Rodina, kes on Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia teadlane, akadeemik, psühholoog, parapsühholoog, teadvuse anomaalsete seisundite uurija ja loomulikult rahvusvahelise isiksuse arendamise keskuse looja ja õpetaja. Minu nimi on Kai Auger ja mul on hea meel kutsuda meie järgmine külaline. Tere kõigile! Mul on väga hea meel olla siin kõigi ees koos Edaga. Tere Kai, tore, et sa kutsusid mind. Ja nagu meile traditsiooniks on saanud, siis esimene küsimus on see, et kus sa tuled, mis on sinu taust? Jaga meile natukene seda. Mul on olnud elus väga palju erinevaid kogemusi, ameteid. 17 aastat nüüd on olnud ettevõtlust ja viimased 3 aastat olen ma Ukraina Teaduste Akadeemia üliõpilane ja õpin isiksuse arengut. Ja mis sinu jaoks on hingeline, vaimne areng? Kuidas on sinu elu nii jõudnud üldse? See on väga lai küsimus. Hingeline areng on eelkõige inimese tõelise olemuse avamine. Et nagu me teame, siis kui Jumal inimese enda näo järgi, siis järelikult inimeses peavad olema ka kõik need jumalikud omadused. Aga mis need täpselt on, kuidas endasse kõik üles leida, see ongi vaimne areng. Ja kindlasti on vaimne areng ka kõik teadmised, kosmoseteadmised, kõik eetilised, esteetilised, vaimsed teadmised. Kõik see, mis inimest arendab ja see, mis aitab inimesel üles leida endas seest selle, kes ta tegelikult ise ongi. Et see ongi vaimne areng. Ja kuidas sa jõudsid õpetaja Natalja Vladimirovna Rodina juurde? See on olnud pikk ja teadlik teekond, juhuseid ei ole. Ma olen lugenud oma elus läbi sadu ja sadu raamatuid, mul on olnud väga palju erinevaid õpetajaid. Ma olen kogunud väga palju informatsiooni, seminare, aga kõik need küsimused, mis mu sees on, ma ei ole leidnud nagu nendele üldse vastuseid. Ja siis 3 aastat tagasi, see on just täpselt 3 aastat tagasi, jaanuarikuus, ma leidsin YouTube'ist ühe video, kus siis Natalja Vladimirovna Rodina rääkis kvanthüppest. Ja see, mis nagu toimus minul hinge sees, see oli see nagu plahvatus, wow, see on see, mida ma olen otsinud. Ma sain aru, et see naine teab inimese kohta kõike, teab kosmose kohta kõike, lihtsalt kuidas need asjad nagu enda jaoks nagu tööle panna. Ja ma täiesti aktiivselt võtsin kohe omale eesmärgiks saada Ukraina Teaduste Akadeemia õpilaseks ja sinna ma sain ja täna siis tegelen selle isiksuse arengu instituudi ja arendamise kestis. Väga vahva. Just jäi kõrvu praegult, kui sa mainisid, et 3 aastat, see on tegelikult väga pikk periood. Ja kas oskaksid välja tuua, et kas on teil toimunud mingeid muudatusi ja kui on toimunud sinu elus muudatusi, et mis need peamised muutused on olnud? Ma arvan, et see 3 aastat on pööranud minu elu täiesti teise vaatevinklise, sellepärast, et ma olen saanud fundamentaalselt teised teadmised, see tähendabki see, et kui sa ehitad üles kogu oma elu täiesti teistsugustele teadmistele, sa tead, kes sa oled, sa tead, mida iga sinu tegevus ja mõte kaasa toob, siis elus kõik muutubki. Ja tihtipeale inimesed võib-olla tahavad nende muutuste all näha selliseid materiaalseid muutusi, need tulevad ka, need tulevad koos inimese isiksuse muutustega, see tuleb koos vibratsioonide tõusuga. Nii et aga ma arvan, et see, mis minu elus on toimunud, see ongi üks suur totaalne muutus, mille üle ma olen väga-väga õnnelik. Mis on võib-olla olnud see põhiline asi, mida sa tunned, et millest sul on võib-olla kõige rohkem see tänutunne, mis on muutunud? Ma olen ülimalt tänulik, et ma olen jõudnud oma teekonnani Jumala teadmiste juurde, et ma olen jõudnud tõelise õpetaja juurde, et minu sees on rahu, tasakaalukus ja teadmine, kuidas selles maailmas elada. Ja teisi inimesi aidata, see on ka hästi oluline. Aitäh sulle, Eda! Aitäh sulle ka!